see on selline tüüpiline õdede konverents, et tegelikult on 1 minut aega, kõik on jõudnud ilusti saali, leidnud endale koha ja vaatamata sellele, et esimesed külalised jõudsid kohale juba enne kella 9, oli seis selline, et juttu jätkus selle hetkeni, kui tuli saali tulla. Nüüd on kell täpselt 10:30 ja me alustame. Me alustame ilma suuremate sissejuhatusteta, ilma suuremate tervitusteta, sellepärast et õdedel pole ju kunagi aega. Ja see tähendabki seda, et kui on vaja midagi teha, siis tuleb sellega kohe pihta hakata. Mul on väga hea meel, et meil on täna siin 2 konverentsisaalis nii palju kuulajaid ja teil on see privileeg kuulata kõiki neid ettekandeid esmaesituses siin ja kindlasti me püüame neid ettekandeid niimoodi lindistada ja lõigata, et pärast on õendusportaalis võimalik ka neid ettekandeid järgi kuulata. Täna aga me räägime palju rohkem majandusest, numbritest, rahast kui kunagi varem. Ühelt poolt on selles süüdi ICN, ehk siis maailmatasemelgi me räägime täna õdedepäeva puhul just nimelt majandusest. Teiselt poolt me oleme väga empaatilised, me oleme väga inimestekesksed, aga me ei armasta väga numbreid. Ainukesed numbrid, mida õed väga hästi loevad, on kõikvõimalikud lahused ja milligrammid ja milliliitrid, ehk et kõik need ravimid, mida on vaja manustada. Teisena loevad õed hästi oma palganumbreid ja tegelikkuses, olgem ausad, ega muud numbrid väga meie teele igapäevaselt ei satu. Jah, me kuuleme seda, kuidas Tervisekassal saab kogu aeg raha otsa. Me kuuleme seda oma asutustes, kuidas õdesi on nii palju, et kui õdede palka 2 senti tõsta, siis lähevad kohe miljonid tuulde. Ja täna me otsimegi vastuseid küsimustele, et kas siis ikkagi see 1 miljon õdedele on kulu või tulu. Ja selleks, et teile natukene nagu sisse juhatada kogu seda päeva, on minu ülesanne kõigepealt vajutada nendele mõningatele valupunktidele, tekitada teil mõtteid, panna teid nagu kaasa elama sellele, et ka numbrid võivad väga palju rääkida ja ka numbritele toetudes võiksime me palju kõvemat häält teha. Nii, vaatame, kas meil õnnestub slaidega edasi lükata. See on see, et kui sa proovid ja testid, siis õnnestub, aga kui kätte jõuab, siis ei õnnestu. Nii. See pilt on ilmselt päris paljudele tuttav. Ja ärme täna siin keskendume nendele numbritele, mis siin on ja mõtleme selle peale, et kust need statistilised numbrid on siia tekkinud, aga vaatame 2 kõige suuremat protsenti, mis selle slaidi peal on. Ehk et meil on tegelikkuses Eestis kõige rohkem haridus- ja teadustöötajaid ja teise koha on hõivanud sotsiaal- ja tervishoid. Miks need numbrid on olulised? Just nimelt selle tõttu, et kogu maailma majandust monitooriv OECD on selgelt öelnud, et järgmisel kümnendil suureneb oluliselt sotsiaal- ja tervishoiutöötajate arv. Vajadus nende järgi on igal pool täna juba väga suur, aga me näeme seda, et arste ja õdesi ei ole mitte kuskil piisavalt. Eestis me seda kuulame, kuskilt välismaalt me seda loeme, aga kas me ikka päriselt oleme mõelnud selle peale, et mida see tähendab ja mida me peaksime tegema? Igal juhul on kindel, et see 24% on tõusutrendis ja tahame või ei taha, elanikkond vananeb, multimorbiidseid patsiente tuleb järjest rohkem juurde. Kui me niimoodi mõtleme ja vaatame, siis reaalselt on Eestis ka kõige suuremad tööandjad meil tegelikult tervishoiusektoris. Ehk et
kui siin on nagu kõik kõige suuremate keskmiste töötajate arvudega asutused toodud, ilmselt on ta nii pisikeselt, et te tegelikkuses ei näe kõiki ridu lugeda, aga ma võin teile kinnitada, et enamus sellest reast on haiglad ja ainult mõni üksik muu ettevõte on siia üldse leidnud nagu sellesse pingeritta koha. Nii et selle tõttu me peaks nagu ka mõtlema, et kuidas seda riigi kontekstis ikkagi võtta, kas see on meile kulu või on äkki tulu. Kui me vaatame TAI andmetesse sisse, siis TAI andmetes me näeme, et tegelikult tervishoiutöötajaid kokku on 26 302. Kas keegi nägi, kui palju oli tervishoiu- ja sotsiaaltöötajaid esimesel slaidil kokku? Neid oli tervelt seal 28 000. Nii et põhimõtteliselt statistika on ikka nii, nagu ta on. Aga reaalselt täna näitab meile TAI, et meil on töötavaid õdesi kuskil natukene alla 9000. Ja need töötavad õed reaalselt teevad ära ka veel nagu ületunde siis 334,6 ametikoha ulatuses. Mis te arvate, kuidas teistel erialadel on? Kas ületunde on sama palju? Olete mõelnud kunagi selle peale? Kui me nüüd vaatame teisi erialasi, siis 23. aasta andmed on siin teie ees. Hooldajatel ületunde 186, arstidel 130 ja minu üllatuseks juhid teevad meil ka ületunde, et nendel on 20 tundi ületundi. Ei tea küll, kuidas see nagu on saavutatud, aga ilmselt siis nii palju juhtide kohti on ka ikkagi täitmata ja teised juhid siis täidavad neid ametikohti, eks ju. Ja kui ma neid numbreid vaatasin, siis ma mõtlesin sellele, et me kogu aeg räägime, et õdedel on tööd juurde tulnud. Et kuidas siis TAI andmed seda päriselt ilmestavad. Ja kui me paneme siia võrdlusesse need tamad tervishoiutöötajad, siis me näeme, et õdede 195 täitmata ametikohast on saanud 334 ja samal ajal on õdesi juurde tulnud töötama peaaegu 800. Mis ilmestab väga elavalt seda, et õdede tööpõld on järjest suurenenud, vajadus nende järgi kasvab pidevalt ja kui me teeks natukene nalja selle tabeli juures, siis ma võiks öelda niimoodi, et vaadake, juhtide arv on kahekordistunud selle ajaga, et sealt võiks nagu osad saata tööpõllule tagasi. Nii, aga selline see seis on. Ja kõige selle juures, kõige selle töötavate õdede kasvu juures, ütleb OECD väga selgelt, et me ikkagi koolitame arste ja õdesi liiga vähe. Jah, nad ei ole siin praegu arvestanud seda, et õdede vastuvõtt sai nüüd lõpuks tõstetud 700 peale, ehk et see tänane seis on juba natukene parem, aga me peame teadvustama seda, et see 700 on meil ka täiesti lagi. Et me ei saa nagu õdede vastuvõttu rohkem reaalselt tõsta. Esiteks on meil potentsiaalseid õppijaid liiga vähe ja teiseks, kas on ikka vaja tõsta? Kui me mõtleme nagu järgmiste numbrite peale. Meil täna õed õpivad päris pika õppeaja. Me võtame neid vastu 700. Neid on aga registris peaaegu 16 000. Mis tähendab omakorda ikkagi suurt küsimust, et kus siis reaalselt on need ligi 700 või 7000 õde. Ja miks need õed päriselt nagu tervishoius ei ole? Me teame seda, et registris on ka pensioneerunud õed. Me teame, eks ole, seda, et register ei ole alati ideaalselt korras, aga selge on see, et seal ei saa olla see vea tõenäosus nii palju, et seal nüüd selle 7000 asemel oleks nagu 700, eks ju. Ehk selle asemel, et mõelda kõige lihtsamat, justkui kõige lihtsamat teed, et tõstame koolitusarve, küll siis tuleb õdesi piisavalt, peaksime me tähelepanu pöörama sellele küsimusele,
et miks nii palju õdesi on valinud teise karjääri ja päriselt Eesti tervishoiust lahkunud. Kui me tervishoiutöötajate puudust vaatame, siis reaalselt Eesti on ka siin, eks ole, teiste riikidega suhteliselt kehvas neljandikus ja seal me oleme olnud põhimõtteliselt praktiliselt kõik viimased 10 aastat. Kui me vaatame oma töötajate keskmist vanust, siis meil ei ole mingit põhjust arvata, et me teeksime isegi nüüd õdede vastuvõtu tõstmisega, et me teeksime suure hüppe ja oleksime näiteks ühel hetkel hoopiski siin üleval, eks. Me peame aru saama, et see on tegelikult võimatu. Me elame endiselt illusioonis, et kui me koolitame õdesi, eks ole, et siis meil on ühel hetkel neid piisavalt palju. Tegelikult ei ole. Mida varem me saame aru sellest, seda suurem on tõenäosus, et me suudame reaalselt teha uusi otsuseid. Ja miks siis tegelikult ei ole õed tervishoidu jäänud? Kehvast meeskonnatööst me oleme hästi palju sellel aastal juba lugenud, kuulnud. Mina ütleks selle peale, et küll on tore, et sellest on lõpuks hakatud rääkima. Teine asi, millest me räägime veel väga vähe, aga õnneks juba räägime. Õdedele kaasaegsete töövahendite puudusel ei mõtle ma mitte seda, et meil ei ole piisavalt ühekordseid vahendeid või kõik need aparaadid, mis meil undavad tegelikult haiglates, et need ei oleks kaasaegsed. Need kõik on. Aga mõelgem kas või selle peale, et kui me teeme IT-lahendusi, kui me tegelikult ostame haiglatesse arvuteid, lugereid, iPade, siis mõelge, kui paljud nendest on teie käes ja kui palju nendest tegelikult on näiteks arstide käes. Me teeme nii vähe kisa, kõige paremas mõttes kisa, et alati ei jõua meie kõige paremad mõtted ka otsustajate laua peale. Ja see on kindlasti üks selline põhjus, mida me endale ei teadvusta, aga mida me oleme järjest rohkem tagasisidena ka oma liikmete käest saanud, et kui tegelikult arstil on arstide toas oma tööarvuti, siis minul õdede postis on üks arvuti 4 õe ja 2 hooldustöötaja peale. Või mul on enamus asjadest, mida ma pean patsiendi kohta kirjutama, pean ma kirjutama paberi ja pliiatsiga. Nii et see on mõttekoht. Ja viimaste aastate väga selge trend on sellele, et õed tunnetavad ebaõiglust. Ebaõiglust mitte selles suhtes, et keegi neile nüüd päris füüsiliselt liiga teeks, aga on ka tulnud ette selliseid juhtumeid, et me ei ole rääkinud sellest ka, kui palju on tegelikult ikkagi patsiendid vägivaldsed õdede ja hooldustöötajate suhtes või käituvad ebameeldivalt. Aga ebaõiglus selliste asjade suhtes, mis on põhimõtteliselt valitsenud ja kokku lepitud juba 10 aastat tagasi, näiteks palgakoefitsiendid, mis on õdedel ja hooldustöötajatel kõige madalamad võrreldes teiste tervishoiutöötajatega, või siis kas või näiteks koolituskulud, mis täpselt samamoodi on õdedel väiksemad, kui on teistel kõrgharidusega tervishoiutöötajatel. Ja kõige viimasena, siiski ka olulisena, ma toon siia teile tabeli, milles on toodud põhipalk ja keskmine kuupalk TAI andmetel siis 2023. aastal. Ja kõige viimane veerg näitab seda, eks ju, et kui palju siis on selle põhipalga ja keskmise kuupalga vahe erinevatel erialadel. Et ma usun, et need lühendid on teile kõik tuttavad, et füsioterapeudid, radioloogiatehnikud, bioanalüütikud, ämmaemandad, hooldustöötajad. Ja te näete siin tegelikult seda, kui palju need kuupalgad nagu päriselt sisuliselt erinevad. Ehk et me võime öelda, et meie kollektiivlepingus kokku lepitud miinimumpalganumbrid on sellised, et arsti ja õe põhipalk
erineb või on ühesõnaga õe põhipalk siis arsti palgast 61%. Tegelikkus näitab väga selgelt, et see palgavahe kogu aeg suureneb. Ma oleks võtnud teile siia aastat, siis te näeksite, kuidas see on nagu järjest kasvanud ja reaalpalgas on tegelikult õdede ja arstide palgavahe suurenemine selline, et kipub jääma selle 61% asemel hoopis 51%. Ja kui selle peale öeldakse, et tehke kohtadel kõvemat häält ja nõudke rohkem palka, siis mina ütlen, et Eesti riigis otsustajatena peaksid ka vaatama sellisele tabelile otsa ja mõtlema, kuidas tunneb ennast see 9000 pealine lohe, kui ta vaatab neid numbreid ja vaatab iga kuu oma palgatšekki. Jah, meid on nii palju, et meie ei tee niimoodi, nagu mõnedel erialadel saab teha, et pool osakonnast paneb lahkumisavalduse lauale ja siis on järgmisel päeval nende palka 500 eurot kõrgem. Aga võib-olla me peaksime tegema. Igal juhul võiks see tabel olla mõtlemise kohaks nii meile endale. Just täna hommikul kuulsin ma jälle uudist, kuidas 1. aprilli palgatõusuga osadel õdedel on palka vähemaks võetud, sellepärast et nad saavad liiga palju palka. Selle asemel, et palka tõsta ja põhimõtteliselt, jah, ma ütlen küll välja selle, et olukord erinevates Eesti nurkades on hästi erinev, aga kas see peaks olema nii erinev, on teine väga suur küsimus. Nii et meil on ikkagi suur küsimärk, kes päriselt hoolib Eesti õdedest ja kes hoolitseb selle eest, et õed oleksid hoitud. Kui me tegime aasta alguses oma liikmete seas küsitluse, siis selle küsitluse tulemusena vastajaid oli üle 600 ja tegelikult ütles 83,5% vastajatest, et nad tunnevad igal hommikul stressi ja ärevust, kui nad lähevad tööle. Vaimse tervise tuge, selle eest pakutakse neile umbes 1/4. Kuigi, kui inimene tunneb tööle minnes stressi ja ärevust nii suurel määral, siis tegelikkuses me peaksime tegelema nii selle vaimse tervise probleemiga, kui ka kõikide nende probleemidega, mis päriselt seda stressi ja ärevust põhjustavad. Ma ei saa üle ega ümber sellele, et 24-tunnised valved Eesti tervishoiusüsteemis on teema, mida ei taheta väga puudutada, aga samal ajal me peaksime, ma ütleks, täiesti riiklikult otsustama, et need ei ole lubatud. Reguleerimata õde-patsient suhtearvud. Selle aasta arutelud on toonud sageli näiteid, kuidas õde on öösel 20 või 30 patsiendiga üksi ja haiglajuht ütleb selle peale, et aga need patsiendid enamuses magavad rahulikult. Mina küsin selle peale täiesti julmalt, miks nad siis kodus ei maga? Sellepärast, et üks õde 30 patsiendi juhul, kui isegi midagi juhtub, ta niikuinii ei jõua mitte midagi teha. Et võib-olla me peaksime siis revideerima ka seda, et kus see patsient ikkagi päriselt asub. Kui me räägime sellest, et õdede sissetulekul pigem nagu leitakse kokkuhoiukohti ja kärbitakse, siis see on ka üks põhjus, miks hooldustöötajad ja õed armastavad käia 24-tunnistes valvetes ja omada mitmeid töökohti. Tõsi, viimase 2 aasta jooksul on olukord natukene paranenud. Et selles osas me võime olla nagu õnnelikud, aga oluline on, et see paraneks edasi. Ja õdede teadmiste ja oskustega mittearvestamine, ehk siis tõesti kasutamine õdesi veel sellistes tegevustes, kus võiks kasutada assistenti, võiks kasutada sekretäri. Jah, muidugi, kõik õed ei ole ka selle üle õnnelikud, sest kui ma olen 20 aastat olnud sekretär ja mulle see meeldib ja nüüd keegi ütleb, et ma peaksin päris praktikasse tagasi minema, siis ka see on ebameeldiv. Aga me ei saa lõpmatuseni jaanalinnuna panna pead liiva alla. Ja reguleerimata vastutuspiiridega me püüame läbi õendusmääruse tegeleda ja ma väga loodan, et selliseid lahendusi kõikidele nendele välja öeldud teemadele tuleb veel. Sest päriselt
vastas sellest 600-st 55,8%, et nad on ka täna mõelnud tervishoiusüsteemist lahkumisele. OECD ütleb aga rõõmsalt, et tegelikkuses on meil ikkagi veel patsiente liiga palju haiglas, meil on patsiente liiga palju õendushaiglas, see on tegelikult raske ka Tervisekassal rahastada ja me peaksime rohkem tähelepanu pöörama koduõendusele ja koduhooldusele, mis tähendab taaskord jällegi õdede ja kutsega hooldustöötajate vajadust. Või kui me räägime sellest, et missugused surmad on ikkagi reaalselt ennetatavad, siis ka siin on Eesti, nagu võiks öelda, vales küljes, et reaalselt me peaksime tegelema sellega, et inimesed oskaksid oma tervist hoida, oskaksid terveks jääda ja kui neil on ka mingisugune krooniline diagnoos, et olukord ei läheks hullemaks, et kuidas nad peaksid siis päriselt elus hakkama saama. Ja kõik see töö on täpselt samamoodi õdede, füsioterapeutide, tegevusterapeutide, kutsega hooldustöötajate, psühholoogide, kõikide nende õlal. Ehk et ei ole vaja ka kõikideks tegevusteks mõelda, et meil on see arst puudu ja see arst puudu. Me tahame kõik järjest rohkem ja järjest paremini elada tervena. Ja põhimõtteliselt peaks ka nagu Eesti majanduslanguse tingimustes vaatama, et tervena elatud eluaastad ikka väga eriliselt ei tõuse meil. Et võib-olla siin ongi see põhjus, miks meil siis reaalselt ei ole ainukesena Euroopa Liidus täna nagu majanduskasvu, vaid me oleme oma majanduses miinuses. Ma ei räägi ainult sellest, et inimesed on haiged ja nad on sinisel lehel, vaid ma räägin ka sellest, et inimesed on depressioonis, inimesed on stressis, inimesed on ärevuses ja tegelikult nad lahkuvad ka töölt sellepärast, et nad on läbi põlenud. Ehk et iga jumala kord, kui keegi teeb ettepaneku, et Eestis võiks olla mõni püha rohkem, ja siis öeldakse, et meie tootlikkus on nii madal, et me ei saa ühtegi püha rohkem nagu tekitada. Siis iga kord ma mõtlen selle peale, et kuidas välja puhanud inimene tegelikult ikkagi teeks palju paremini tööd kui väsinud inimene. Ja ilmselt see tootlikkus võiks vastupidi tõusta selle tagajärjel, kui meil oleks puhkepäevi rohkem, mitte langeda. Ja sellepärast ma ütlengi, et mida rohkem on ikkagi terveid inimesi, seda rohkem on majandusse panustajaid. Ja see on üks postulaat, mida me peaksime kõik andma, me peaksime kõik koos mõtlema selle peale, et kuidas neid terveid inimesi rohkem saada. Selge on see, et täiskasvanud inimesi päris ümber ei tee. Täiskasvanud inimene peab tahtma ise muutuda. Selleks, et täiskasvanud inimene tahaks muutuda, peab keegi temaga tegelema. Ta ei saa kõiki asju netist kätte, ta ei saa kõiki asju, eks ole, ise hakkama ja põhimõtteliselt on temale vaja pakkuda sellist tuge, et kui ta seda tuge tahab, et ta siis saaks adekvaatse toe. Samal ajal meil kindlasti ei ole kõikide asjade jaoks jällegi nii palju õdesi, et oleks võimalik kõiki patsiente individuaalselt nõustama hakata. Aga meil on väga palju sellist potentsiaali, et kui meil on ka näiteks haiged haiglaosakonnas, siis ma arvan, et kui ma paluks teil kätt tõsta ja küsiks, et kui palju teist haiglas on olnud ja sõna otseses mõttes õhtul voodis lamanud ja igavlenud, siis ma arvan, et neid ikka on. Eriti praegusel ajal, kus ütleme ausalt, et valuvaigistid on nii head, et kui sa seal haiglas oled, siis ma arvan, et see on palju lõbusam kui kodus haige olla. Ja tegelikkuses me ei kasuta ära ka seda aega maksimaalselt, kui see patsient on meie mõjutusväljas. Et just nimelt viimane kord rääkisime Pärnu haiglas sellest, et kui palju meil on selliseid materjale silma kõrgusel, kus patsient võiks lugeda kas või igavuse pärast ja saada targemaks. Ehk et kommunikatsioonispetsialistid ütlevad, et meil on igal pool lagedad valged seinad. Me saame kõik aru, et haiglatingimustes, eks ju, on see tegemist ka hügieeniküsimuste ja probleemidega, eks ju. Aga me peaksime mõtlema, et kus see patsient seisab, kus see patsient istub, kus ta ootab. Igale poole jah, ei pea panema käskusi ja keeldusi ja vahest on mõni rahustav maal palju parem.
Aga jõudsime Pärnus just eelmisel nädalal jõudsime sellele järeldusele, et ei pea panema pabereid seina peale, ei pea stendi panema põrandale, aga teate, valge seina peale võib tegelikult kirjutada. Päriselt, olgu siis see šabloon või olgu see siis veekindel marker, aga põhimõtteliselt, kui see on juba seina peale joonistatud või seina peale kirjutatud, siis ei peaks tekkima ka probleemi sellega, et see läheb mustaks või koledaks või kukub seina pealt maha. Ja nii on täpselt samamoodi, olgu see siis kätepesuõpetus või olgu see, ma ei tea, kas või palatissilt, et kui sa vähegi ennast hästi tunned, et siis mine jaluta koridoris, või on see mingisugune toidupüramiid või on see siis taldriku jaotus, eks ju, et kuidas peaks sööma, ükskõik mis, siis midagi ei ole teha. Meist pooled on ikkagi sellised visuaali inimesed ja kui nad neid asju näevad, siis isegi kui see mõjub 1%, siis me oleme ikkagi teinud midagi selleks, et maailm muutuks jälle paremaks. Ja seda on nüüd küll tõestanud nii OECD kui ICN kui EFN, et mida rohkem on tegelikult riigis õdesi ja loomulikult nad peavad ka jääma tervishoidu, mitte lihtsalt olema kodus, et seda tervemad on reaalselt inimesed. Et ma ei ole küll ausalt, panen käe südamele, et ma ei ole küll väga otsinud, et kas selline seos on ka arstide puhul. Aga reaalselt on selliseid seoseid ja selliseid tõendusi õdede puhul küll olemas. Nii et kui me vaatame kas või meenutame seda slaidi, kus oli õdede arv, eks ole, elanike kohta, siis me näeme, et nendes riikides, kus neid õdesi rohkem oli, me näeme ka, et tervena elatud eluaastate arv on nendes riikides kõrgem. Nii et miskit ei ole teha. Päriselt iga õdedesse kulutatud euro on lõppkokkuvõttes väga vajalik Eesti majandusele. Et ainult tervete inimestega me suudame saada majanduse kasvama ja suudame reaalselt ka Eesti tervishoidu hoida. Aitäh!